Tere jälle! Ehk siis eelmine kord rääkisime üldiselt inimeste hoiakutest, suhtumisest internetti ja sellest toimuvasse ja lubasime ka, et täna jätkame ohtudest rääkimist ja mis siis on need ohud internetist ja arvutist lähtuvalt. Ning alustame siis sellega, et kuidas neid liigitada, et mismoodi võiks neid vaadata. Kõige tavapärasem võib-olla vaadata otsest ohtu on see, mis on oht arvutile ja me kahjuks seda oleme hästi palju viimastel aastatel teinud ja seda ületähtsustanud. Ja ma arvan, et enamus teist oskab ka teleekraanidega öelda, et selgelt oht arvutile on viirus, on mingisugune uss või troojalane, mingisugune tarkvara, mis satub arvutisse ja rikub arvuti töökindlust ja ei lase teil seda teha, mis teie selle arvutiga teha tahtsite. Teisipidi on arvuti ikkagi enamasti, nagu öeldud, on infotehnoloogia ja see infotehnoloogia seal info ees peaks näitama seda, et tegelikult tegeleb ta see informatsiooniga. Ja see informatsioon on tihtilugu üsna väärtuslik. Ja seega üks oht, mida kindlasti tasub mõelda, on oht informatsioonile kui sellisele. Et arvuti ja internet võimaldavad teie arvutist või teie kontode pealt, mis on kuskil internetist laiali, saada siis hulgaliselt informatsiooni. Tihtilugu seda saadakse väga otseselt teie käest küsides, ehk siis tulles tagasi eelmise korra jutu juurde, põhiliselt on tegemist ju suhtlemisvahendiga, järelikult ka üks parimaid viise info saamiseks on teiega suhelda. Selliseid suhtlemisi, mis on teie jaoks ohtlikud, siis võiks üldkokkuvõttes nimetada phishinguks. Phishing on siis selline tehnika, mida kasutatakse võlts veebisaitide või võlts selliste kirjade koostamiseks, kus üritatakse teile muljet jätta, et te olete enda jaoks turvalises keskkonnas ja see teie jaoks turvaline keskkond küsib midagi, mida teie usute, et see turvaline keskkond võikski omada. Nüüd informatsioon iseenesest on tihti selline müstiline ja maagiline ja ei anna sellist head pilti, et mis asi see oht siis selles on ja ka informatsiooni ärakadumine otseselt tihti sellist ohtu veel ei kujutagi. Kui informatsioon teie käest on ära läinud, siis sellest tekib reaalne oht, et midagi läheb halvasti teiega, teie varaga ja ka siis teie lastega, ehk siis kui lapsed on need arvuti kasutajad, siis nendega. Ja need on need ohud, kus tegelikult kõige rohkem võiks tunda muret ja tegelikult millega võiks kõige rohkem ka tegeleda, kui me räägime ohtudest internetis, ohtudest arvuti taga olemisel. Ja need võiks siis liigitada selliselt, et on kindlasti oht olemas, et suhtlemisel kohtutakse ahistajaga, kellega, kes tahab teie last väärkohelda. Kindlasti on võimalik kohata seal kiusajat, on võimalik petturi ohvriks langeda, ehk siis kui me jätkame selle koha pealt, kus me enne pooleli jääme phishingu juures, et küsitakse teie paroolikaartide peal olevat informatsiooni, siis nüüd edasi toimuks selle juba ära kasutamine, et paroolid võetakse kasutusele ja tegelikult võetakse informatsioon teie pangakontolt ja võib-olla tehakse sealt ka mingisuguseid tehinguid siis. Kindlasti on võimalik leida sealt ka sõpru, kelle leidmine tavaelus oleks hästi keeruline. Paar head näidet selle kohta on kindlasti tänasel päeval väga laialt juba hakanud levima sellised anoreksikute sõpruskonnad ja töögrupid internetis, kus söömishäiretega inimesed saavad kokku ja siis kannustavad teineteist ikka vähem ja vähem sööma ja kilosid kaotama. Teine selline sõpruskond võib olla selliste suitsiidsete mõtetega inimesed, ehk siis kui teie laps ühel päeval järsku tunneb, et elus on halvasti ja tal tekib esimest korda mõte, et võiks ju käe enda elu külge panna, siis tavapärases elus tal on väga raske leida sellist sõpruskonda, kes teda toetama tuleb. Veebis kahjuks sellise sõpruskonna leidmine ei olegi nii keerukas. Et piisab väikesest otsingust ja leiategi endale suure hulga sõpru, kes on aastate kaupa uurinud, kuidas saab endalt elu võtta ja oskavad siis teie lapsele erinevaid viise õpetada, et kuidas seda teha. Edasi tulevad sellised juba võib-olla lihtsad ja selgelt arusaadavad asjad nagu füüsiline ja vaimne tervis, et laps võib oma füüsilise tervise kaotada istudes pidevalt arvuti taga ja mitte sealt püsti tõustes kogu selle 2 või 3 tunni jooksul, mille te olete lubanud seal taga olla. Ja vaimne tervis, ehk siis
on väga lihtne sattuda igasugustest tegevustest, mis arvutiga seonduvad, mitte igasugustest, vaid siis osadest tegevustest sõltuvusse ja inimene ei suuda enam välja tulla sellest keskkonnast, ei suuda enam ilma selleta kuidagi elada. Ning võib-olla kõige viimane ja reaalne oht eelkõige poisslastele siis on mängudest tulenev mitte mängusõltuvus, millest siis võiks nagu rääkida vaimse häire ja vaimse probleemina, vaimse tervise probleemina, vaid et mängimine selles mõttes, et ei saada aru, kui innukalt teine teisel pool ekraani kuskil teiega võistleb. Ja paraku, kui leiad endale kehva mängusõbra, siis võib päriselus väga haiget saada selle eest, mis sa virtuaalmaailmas tegid. Ning sellest kohast siis edasi läheme juba järgmisel korral. Tänaseks lõpetame selle väikese lõigu. Järgmisel 2 korral vaatame edasi ahistamise juhtumit ja kiusamise juhtumit eraldi veel, mismoodi need võiksid välja näha, missugused on siis seal ohud ja käitumisviisid. Nägemist! Huge land, big land.